See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi See polegi See polegi muud. muud. Nii, Sister Comedy Hour alustab. Ütlen etteruttavalt ära, et mingisugust montaaži me ei tee. Nii toorelt, kui te seda ka kuulete, sellisena ta sisse salvestub. Me ajamegi taga seda autentsust, et sellised me oleme, räägime, naerame. Põhimõtteliselt oleme sellised, nagu me oleme. Minu nimi on Angeelika. Ja mina olen Heilika. Me oleme siis kaks õde, kes otsustasid siis podcastiga alustada. Mõte on meil olnud juba päris pikka aega, nii et lõpuks me siis tegime selle ära. Mina olen siis noorem õde, peagi 30-ndatesse liikuv inimene, kes on ema, mul on põhimõtteliselt siis 6-aastane poeg. Olen üksik ja põhimõtteliselt ma arvan, et minu elu parimad aastad alles algavad. Nii et ütleme niimoodi, et ma olen see, kuidas ma ütlen siis, crazy versioon oma vanemast õest, sest ma tunnen, et nagu mul on võib-olla kuulajatele väga palju pakkuda oma kogemusi ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks meid siis võib-olla kuulata. Mis sa arvad? Just, et me oleme nagu nii erinevad, vaata. Just. Mina olen siis õdedesse tasakaalukam ja vaiksem pool, aga ma üritan siis Angeelikat nagu maa peale tõmmata. Nagu meil tavaliselt on. Aga kusjuures ongi niimoodi. Aga see ongi see, et me imetleme üksteise puhul täpselt nagu neid vastandeid endas, et mina tahaks olla ka selline kärtsmürts ja ütlen kohe, mida mõtlen ja tegelikult ma alati 10 korda enne mõõdan. Ja kusjuures see ongi nii huvitav, et mina jällegi nagu vaatan sind, et ma tahaks nagu vahepeal olla nagu see rahulik või nagu mul on nii palju nagu sinult nagu selles mõttes õppida, et nagu ma tahaks olla ka see vana rahu ise. Tegelikult nagu mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma nagu ajan taga seda rahulikkust ja mul on nagu siuke tunne, et see on nagu nii kättesaamatu, et see on nagu iseloomus ilmselgelt nagu kirja pandud, on ju, või... Kuigi sa oled vaata kaalud, mis on nagu vaata huvitav. Aga see on ka nagu mingites nagu elu aspektides vaata, et nagu ma mingites kohtades olen nagu väga tasakaalukas ja mõtlen nagu enne, kui ma midagi võib-olla teen või üritan vähemalt, et näiteks Küüntesse läksin kunagi, sest ikkagi ma 1000 korda võisin ümber mõelda. Aga kusjuures ma lugesin ükspäev seda, et nagu mis ajal sul sünnipäev on, et ala sa oled kaaluda tähtkujus, siis on ülioluline nagu see, et kas sa jääd sinna esimesse poolde või teise poolde. Et näiteks vaata minu puhul öeldakse, et issand, sa ei ole üldse mingi skorpion, vaata. Et kuidas sa oled nii nagu, sa oled nii rahulik, sa oled nii vaikne. Aga see ongi see, et oktoobri skorpionid pidid olema just sellised tulehargid, on ju, ja novembri omad pidid just siuksed. Me ikka mõtleme, kui me salvame nagu. Et, jah, võib küll olla. Vaata, me ei tea. Ja muidugi siin võib olla ka nagu meeste ja naiste erinevus, vaata. Kindlasti. Et ega sa ka ei ole nagu samas ikkagi nagu täitsa rahulik, et sa ikkagi nagu kõik armastavad öelda, siis tegelikult Heilika on meil vaga vesi, sügav põhi. Et kui teda ikka närvi ajada, siis on ikkagi väga tuksis. Siis saate jah kõik. Jah, täpselt. Ja siis mis ma tahtsin veel enne öelda on see ka, et ärge siis pange tähele, kui me siin itsitame ja naerame ja võib-olla tuleb ka sekka mõni ropum sõna. Et see on ka jällegi see, miks me seda nii-öelda välja lõigata ei taha, et nagu sellised me ju tegelikult olemegi eriti koos. Ja me üritame seda muidugi vältida, aga ma tean, et minul on see miskipärast on see nii, et igal pool mujal ma suudan olla nagu üliviisakas, ülinormaalne. Ja siis, kui ma olen oma õega koos, siis mul on nagu kõik minu halvad treidid on kõik väljas lihtsalt. Aga ma ei tea, miks see nii on. Ju ma tunnen siis, et ma olen sinuga nii vaba, vaata. Ma arvan küll, ja seal kindlasti see mingi nüanss nagu mängib rolli. Oota, aga räägi, kes sa siis oled? Okei. No tere. Ma olen siis vanemõde, nagu kõik juba aru said.
ma ei ole ema. ja Aga ma loodan, et ta kunagi on, sest ma tahan ka kunagi tädi olla. jah, no mine tea, vaata, mis see eluke toob siin. Aga ega mul tegelikult nii meeletult endast midagi rääkida ei ole. Ma olen see mingi, praegu olen miskipärast oma elus täpselt sellises kohas, kus ma olen eluga mega rahul. Ma elan ülirahulikku elu. Ma tulen töölt koju, ma panen ukse enda selja taga kinni ja ma tean, et ma olen oma safe place'is nagu. Et nüüd ma olen üritanud nagu niimoodi, et kuigi mul on nagu niimoodi, et kui on talv, siis ma pigem olen oma kookonis kuskil, on ju. Ja siis, kui see kevad-suvi on, siis liigud rohkem ringi ja niimoodi. Aga noh, Aga vaata, talv ongi selline nagu pigem tahaks vaata kodus olla. Vaata, me armastame tegelikult Jaa. neid jõulutulesid ja selliseid asju, et meile meeldib ju oma kodu nagu ära kaunistada sellel ajal. Eriti Heilika, ta armastab jõule. Et, ja siis ma vaadake vasakule, palun, siin on jõulukuusk. ja täpselt, et jah, meil on see podcast selles mõttes nagu kodu kootud, et istume diivanil ja Tunneme vabalt, vaata. tunneme ennast vabalt, et see ongi see point, et me lihtsalt nagu lobiseme koos teiega, kui me lobiseksime nii-öelda kahekesi, ma arvan. Jaa. Niimoodi. Sest et meie nagu see ülesehitus sellele ongi täpselt selline, et me tahaks nagu kaasata enda sõpru-tuttavaid, aga keda kõnetab nii-öelda niisama see tulevikus, siis me oleme teinud selleks meiliaadressi, kuhu võib vaata meile saata kirju. Meiliaadress on meil täpselt sama nimega nagu on podcast, sisterscomedyhour@gmail.com. No see kindlasti ma panen sinna kirjeldusse selle ka, et kui keegi tahab vajadusel vaadata ja kirjutada. Just, ja samas sõbrad-tuttavad võivad alati ka kuhugi Instasse või Messengeri kirjutada. Just. Et kuidas nagu kellelgi mugavam on. Et nagu alati võib kaasa rääkida. Selles mõttes me ei pea neid kirju ette lugema. Võib-olla keegi tahab lihtsalt nagu suunata meid millestki rääkima või huvitubki sellest, et mida meie millestki arvame. Et me oleme nagu mõelnud selle niimoodi välja, et me räägime siin enda mõtteid, enda arvamusi. See ei ole mingi 100% tõde. Igal ühel on meil oma arvamus, et noh, Jaa, täpselt. täpselt lasta ollagi nii, nagu ta on, et Jaa, see on vägagi nii-öelda personaalne või nagu selline meie vaatevinklist, et teemad on meil erinevad, mida me kavatseme siin puudutada, et väga erinevad. Me praegu panime enam-vähem kirja, meil on mingi 10 peamist topikut nagu ja väga erinevad on kõik. nii et selles mõttes nagu mõtteainet ja kõneainet on tegelikult, ma arvan, meil kõigil. Lihtsalt ongi see, et ma arvan, et iga episoodi järel me nagu siis anname märku teada, mis meie järgnev teema on ja alati siis võib nagu siis ka omalt poolt midagi nagu, noh näiteks minu meelest võib-olla hea näide tuua on see, et näiteks üks teema on meil näiteks maaväline elu, mingisugused võib-olla nagu mingi kummituslood või mingisugused sellised teemad on ju. Ja kõik siuksed asjad. Jah, et nagu kui palju keegi usub on ju. Aga nagu meil enda kogemustest on nagu väga palju selliseid lugusid, mida tegelikult võib-olla nagu rääkida inimestele ja kui kellelgi on nagu veel selliseid võib-olla põnevamaid lugusid vaata, et siis võib alati meile kirjutada, sest et nagu noh, me oleme selles mõttes nagu sarnased, et mind nagu huvitab, mis me vaatasid. Oh my god, et nagu mõtle. Ma ei tea, meil on kuidagi juhtunud elus nii palju asju, et isegi mitte meil, aga meie lähedastel on nii palju asju juhtunud. Et mis on mõned küll väga creepy'd lood nagu, kus nagu mõtledki, et okei. Täpselt ja lisaks sellele, et me ei kavatse siin mingis osas kahekesi olla, kui me muidu olema, siis me mõtlesime, et me kaasame ühes episoodis oma 2 sugulast, täditütre ja tema tütre siis, et meil on selline väike naisteka punt, millega me siis põhimõtteliselt kui me nagu kokku saame, et siis me arutame samamoodi, nagu me arutaksime siin praegu on ju ja meil ka see vibe on nagu ülihea, et ma arvan, et see episood võib ka tulla tegelikult väga-väga ja kusjuures, mis on ülihuvitav, et kui me võtame seda 4 naisteka gruppi, siis me oleme kõik nagu nii huvitavad vanusevahedega. Vanusevahedega tegelikult kõik nii erinevad. Me tegelikult kõik näeme erinevalt neid mingisuguseid asju elule, ma arvan. Ja kõik elavad täiesti erinevat elu, vaata. Ja.
vaata, ärge pange tähele siis, kui me mingisuguseid neid jaa, asju ütleme. issand Mina olen jumal. ka harjunud mingisuguseid neid. Need on need parasid sõnad, millest lahti ei saa, isegi kui sa tõesti üritad oma sõnavara kontrollida, mida sa suust välja ajad, see vaata tuleb ikkagi. Ma ei tea, andke andeks, kui seda tõesti liiga palju tuleb, aga üritan tõesti kontrollida seda. Aga miks me seda teeme? Miks me seda teeme? Teemegi seda sellega, et kaasata ühiskonda, kui me muliseksime tead teinekord niisama. Ma arvan, põhjust ka rohkem kokku saada. Seda ka, jah. Ja muidugi vaata, meil on väga paljud tuttavad öelnud, et tehke kogu aeg, tehke. Et te olete nii naljakad, nagu see on põhiargument kogu aeg, et kui me oleme Anksiga kuskil, noh, Anks on keelike siis on ju, et kui me oleme Anksiga kuskil seltskonnas, siis on seal kohas on väga palju nalja, nagu alati, et kõik ütlevad, et me oleme super naljakad, et mis on väga tore. Minu arust nagu huumorisoon on üks olulisemaid. Ja lisaks veel sellele ka, et okei, et me oleme nagu koos kasvanud, on ju, väikeste õdedena, jumal, kui palju me oleme tegelikult kakelnud ja noh, õed-vennad, kõik sellised ju kaklevad, see on ju ilmselge, aga lihtsalt see on ka minu meelest, ma arvan, teistele inimestele väga imetlusväärne, et me oleme suutnud nagu hoida seda nüüd tänasel päeval, kui me oleme vanemad, et me oskame hoida seda, mis meil on. Ja see, et me oleme nagu lähedased, nagu et me oleme justkui nagu parimad sõbrannad, see on ka minu meelest asi, mida väga paljud on sellised, et issand, kui lahe, nagu nii lahe. Sest et meil on ka, ma ei tea, kuidagi ongi, vaata, me oleme nii kokku kasvanud juba nagu seetõttu ka, et me käime igal pool koos ja meil ongi nüüd nagu imelik minna kuhugi, kui teine kaasa ei tule. Ja. Et kõik need peod ja kõik asjad nagu, mis me siin elu jooksul teinud oleme, on ju, et me oleme alati nagu koos käinud. Ja no, meid on ikkagi ju selles mõttes ikkagi ka kasvatatud ju niimoodi, et nagu meil on ju väike pere, on ju, me olemegi ema, isa ja meie, et siis oleme nagu rohkem kokkuhoidvad ka, sest et noh, lõppude lõpuks ongi see, et kui meil kedagi ei ole, siis me olemegi ju nagu nii-öelda kahekesi, on ju, ja see on väga oluline, et sul on tegelikult see lähedane pere, vaata, mis... Muidugi, ja me oleme hästi nagu avatud ka üksteisega, et meie meie 4 on ju, et ema, isaga, et me oleme kõik siuksed, me saame kõigest nagu kõike rääkida. Tegelikult me saame kõigest rääkida ja et isegi kui ma mingi siin paar aastat tagasi võib-olla tundsin, et muidugi enda süül on ju kindlasti, et mündil on alati nagu 2 poolt, aga mingis mõttes ma nagu tundsin, et võib-olla keegi nagu ei mõista mind, on ju, ja siis ma tõmbasin nagu nii-öelda, noh, kapseldusin siis justkui, on ju, et siis ma nagu tundsin, et mitte keegi mind ei kuula, mitte keegi ei saa must aru, on ju, aga tegelikult ma tean, et nagu mul oli tegelikult alati see pere tagala, aga lihtsalt ma ei tea, ma ei osanud võib-olla seda hinnata sellisel kujul, aga vaata, võib-olla ma ei pidanudki. No tänasel päeval ma tean seda hullemini, vaata. Kindlasti me oleme ju siuksed ka, et kui sa ikkagi näed, et keegi ise väga rääkida ei taha, siis sa ei torgi teda ka, vaata. Et igaüks avaneb nagu enda viisil, enda ajal, et nagu ju siis sul endal käis ka mingi klikk ära, et noh, nüüd oli õige aeg. Ja samas on ka nagu see, et vaata, kui et see on ka nagu nii hea, vaata, kui noh, vanemad on ka siuksed, et või nagu üleüldse tegelikult vaata, pere on siuke, et nii tore, et sa rääkisid, vaata, et see on ka nagu väga siukene, mis nagu... Muidugi, ja alati rääkige. Ja just täpselt paneme südamele, et tegelikult tuleb oma pere hoida. Ja mingid maske ei ole mõtet ette endale tuppida, et selles mõttes, et... Kõik on hästi, tegelikult ei ole, inimesed on ju täpselt, et noh, isegi ma räägin, et meil kõigil on oma arvamus nagu... Meil kõigil omad mured. Ja kindlasti me käitumegi mingites olukordades niimoodi, kus võib-olla sa teed midagi, mida mina kindlasti ei teeks, aga ma nagu kunagi ei ütle sulle seda, et issand, mida sa nüüd tegid, vaata. Või siis nagu... ütled, aga sa ütled seda alati nagu sellisel nagu viisil, et aga ma nagu tean, et sa oled nagu mu kõrval nagu no matter what, vaata. Ja. Et teinekord on küll niimoodi, et ma võin rääkida ükskõik mingid, mis lugusid, siis Heilik on lihtsalt mingi, ma näen ta nagu oma mõttes võib-olla raputab oma peale ja mõtleb mingi täiesti lõpsad, mingi täiesti hull, kuidas sa seda tegid, vaata. Siis ma tegelikult tean, et nagu ta tegelikult on ikkagi mu kõrval, vaata, noh, et see ei ole nagu mingi niimoodi, et
ma nüüd ei ole see sõbranna, vaata, et see on täitsa hull nagu, ma ei teeks elu ilmaski niimoodi, et pigem on nagu see, et me kuidagi täiustame üksteist nagu absoluutselt. Jaa, see on jumala õige, ma olen nõus sellega. Et selles suhtes jah, nagu see on põhjus, miks me seda teeme. Aga kui me nagu siin põgusalt oma perest rääkisime ja meist, siis me olemegi pärit siit Tallinna külje alt, Harjumaalt, et väikses külakeses elame siin on ju No nüüd Tallinnast. tänaseks päevaks on see No ikka ta areneb. olevik, on ju. Ei, ta on ikkagi, meie oleme ikkagi külas ju. No meie vist Jah, oleme ikkagi külas, et, jah. et No nagu see ka kõik laieneb ajapikku Muidugi. jällegi, on ju. kõik põllud on majasid täis on ju. Jaa. Et samas jällegi mõtled siit Tallinnast ainult 20 minutit sõitu on ju. Võib-olla suvel isegi vähem. Et siit väga Tallinna külje alt, aga sihuke väike kogukond ja väga, tollal oli väga sihuke armas väike kool ja nüüd on muidugi kõik suurenenud on ju. Et tegime oma keskaja jutti seal väikses koolis ära ja siis mina läksin Suundusime edasi. oma eluteedele. Täpselt, sa vist läksid rohkem elukooli pärast keskajat, aga ma ikka püüdsin siin midagi õppida. Ma õppisin siis esimesena, issand, kas ma läksin õppima ikkagi sekretäriks vist. Siis läksid Siis ma sekretäriks, jätsin vist ühe korra selle pooleli, siis ma läksin vist esmatasandi juhtimist õppima, jätsin selle pooleli, siis ma läksin sekretäri kooli, siis ma selle sain lõpuks tehtud ja siis hiljem tuli kosmeetiku eriala siis. Et ma nagu ka väga palju otsisin seda mingit enda, nagu, et mida ma teha üldse tahan ja niimoodi, et ikkagi mina jõudsin lõpuks selleni, et tuleb nagu ikkagi chase'ida oma neid unistusi. Oled sa selle siis nagu leidnud? Jaa, ma olen väga rahul. Et ma praegu nagu mõtlen just, et kui ma praegu enda töökoha peale mõtleksin, et kas ma midagi muudaks, siis tegelikult mulle praegu väga meeldib. Ja nagu see on nii mõnus tunne tunda seda, kus sa lähed iga päev tööle tegelikult nagu niimoodi, et mulle meeldib. Iga päev on erinev, samas on samu ülesandeid, aga päev läheb mega ruttu. Et ma ei saa mitte midagi nuriseda ja see kosmeetiku eriala on nagu naisena nagu nii väga hea oskus, mida See ongi vaata selline praktiseerida. pigem ikkagi hobitöö. Täpselt, ja siin on kõik see mingi, sa ei ole nii vana, sa ei paista nii vana välja. Ma alati ütlen, ma tean neid nippe, mida kasutada. Jaa, täpselt, on küll nii ja kusjuures ma arvan, et sul on see ka, et sina ei päevita mitte kunagi näkku. Ja, Väikest ei lase mitte kunagi näkku ja ma arvan, et see on ka sulle näkku kirjutatud. kõik on näkku kirjutatud. Ja ma arvan, et sul on see näkku kirjutatud ja see hoiabki sind näost nagu noorena. Aga mujalt on kortsus. Hoppikene. Aga millega sa tegeled praegu? Kellena sa töötad? Ma käin tööl Karoliinas juba. Asja. Oh my god, mul tuli see TikTok meelde. Et ma olen juhi abina hetkel tööl, nagu täiskohal. Siis See on see jälle mingi TikTok, millest ma mitte midagi ei ole kuulnud. Selloositädi ju tegi seda. Okay. Nüüd sa tead. See on see, mida ma ei kuula, vaata, ma ei tea, kuidagi üldse ei meeldi. Nii. Ühesõnaga, ja siis natukene hoian kätt soojas ka kosmeetikatööga, aga mitte nagu püsivalt, sest et elu oli selline, et sai ka seda täiskohana tehtud, aga ma kuidagi hindan seda aega endal rohkem, et nagu mulle ei meeldi, kui mul päevas on 3 tundi auku, kui keegi tühistab, siis kui me hakkame siin rohkem täpsemalt rääkima mingitest palkadest, asjadest, siis nagu ongi see, et ma võin raamatut lugeda kodus ka, aga nagu see on mu vaba aeg, mitte see, et ma pean tööl otsima mingisuguseid auke, mida ma teen. Et nagu kahjuks on nii Eestis, et iluteenindusega sa nagu, sa elad küll ära, muidugi kõik on okei, aga see on lihtsalt hästi raske, et kõik asjad mõjutavad seda, vaata. Pluss sa oled nagu hästi sõltuv ka nagu Muidugi. kliendist, vaata, et sa Ongi. ju ei tea ka kunagi, kas ta mingi jääb haigeks või... Aga sa ei saagi sinna midagi teha, vaata, toredad inimesed kuu lõpus, ma ei tea, pole raha, ta ei tule. Me oleme praegu jõudnud täpselt sellisesse olukorda, kus inimestel ongi see kuu lõpus, nad peavad valima, mida nad teevad. Et kas ta ostab perele mingi saialeiba piima või ta tuleb näohaldusesse. Aga ongi, ja tänasel päeval on see tõesti ju juba öeldakse, et see on luksteenus, et inimesed üha rohkem nagu lahkuvad sellest ringist, sest lihtsalt see on nagu üle mõistuse kallis. Ja tegelikult
ega me siis ei ole nii-öelda nagu halvemad inimesed, kui meil ei ole näiteks, ma ei tea, küüsi, ripsmeid, juuksevärvi saad ka poest osta, on ju, mida muidugi. iganes. Et selles suhtes nagu see on luksteenus, aga samas on seal ka väga palju hüvesid, on ju. Mõni ootab seda, et saaks, ma ei tea, paar tundi on ju mingi pikali olla lihtsalt nautida, see on nüüd see tema aeg, Aga on ju. samas ma nii mõistan seda, sest kui sa käid kas või see 10 minti sollis teinekord, noh, okei, see ei ole tihti hea ja kasulik ja mida iganes, aga see aeg, mis sa seal oled, sa pärast tuled, sa oled mingi nagu sul on kohe see tunne, see power, vaata, Jaa, see power, midagi jaa. enda jaoks oled teinud, on Jaa, ju. jaa, muidugi, eriti kui me oleme inimesed, kes nagu täiega hindavad ja nagu tahavad seda oma aega. Jah. Et see on ka nagu hästi-hästi oluline. No, Aga kuidas sina üldse hindad, et kas sina võtad enda töökohta niimoodi, et mul on täiega hea palk, ma võtan selle koha, või sa tahad käia niimoodi tööl, kus sa nagu võib-olla ei teeni nii palju, aga sulle su töö täiega meeldib? pigem ma ikkagi valiks tänasel päeval selle töö, mis mulle täiega meeldib, aga samas ta võiks olla ka ikkagi hästi tasustatud. Et kuna noh, fakt on see, et võtta aeg läheb edasi, on ju, elu kallineb, hinnad tõusevad, et sa pead kuidagi ikkagi ära elama, et ma ka ju vabalt võiks öelda sul on ju, et sa ütled, et vaata, et kosmeetika on ju, et sa naudid seda protsessi, et täpselt samamoodi on mul ka nagu ripsmetehnikuna on ju, et nagu mulle väga meeldib see töö, mulle meeldib see protsess, mulle meeldivad mu kliendid, nad on juba minu inimesed, minu sõbrannad, aga samas ma nagu ei taha seda kuidagi kattida, et see on nagu okei, see on mul nagu üks väike sissetuleku allikas, aga ongi, et see küll meeldib mulle, aga tegelikult ma ju ei ela ära sellest. Muidugi, Et see ongi ikkagi see, et sa pead ikkagi arvestama mõlemaga. muidugi. Sest et vaata öeldakse ka, et raha eest sa ei saa osta mingit õnne või mida iganes. Aga samas teisalt me oleme jõudnud nagu siin maailmas sinna, kus sa nagu, sa oled õnnetu, kui sul ei ole raha ju. Sa ei saa mitte midagi teha. Täpselt, sa ei saa mitte midagi. Ei saa mitte midagi teha. Imed seal pöialt kodus diivani Täpselt. peale mõtled, et nagu, aga mida sa oled valesti teinud, et sul ei ole raha. Jaa. Ja selles suhtes Et nagu. ikkagi see on oluline, olgem ausad. Aga kui palju sa üldse ise jälgid näiteks seda, et mis on Eestis mingi keskmine palk või mis erialadega teenib, ma ei tea, rohkem, millega vähem. Et kas sa nagu, et kui sa otsid näiteks tööd, kas sa otsid nagu lihtsalt erialade järgi, vaatad palga järgi, me jõuame muidugi jälle sinna, et mis see palk siis on ju, aga ikkagi mingid valikud raudselt on. Ja ikka loomulikult vaatan seda, et ma eelkõige mõtlen, okei, et sul on nagu mingisugunegi valdkond, mida sa tahad teha. Okei, seal võib-olla pigistad silma kinni, kui see ei ole päris see, mida sa otsid, on ju. Aga ikkagi palk on see, mis mängib seal suurt rolli. Samas mul on ka see, et kuna ma olen oma pojaga ikkagi siin Eestis nagu kahekesi, on ju, siis ma pean ka mõtlema sellega, et mul see graafik sobiks, mis edaspidi nagu hakkaks olema. Et nagu see graafik, need kellaajad, et kõik nagu sätiks hästi, et see mitte midagi nagu selles mõttes elukorralduses väga, ma ei tea, radikaalselt ei muudaks. Samas suht keeruline vist otsida niimoodi, kui sul on omad mingid kriteeriumid No räiged. ikka natukene on ja, aga samas jällegi ongi see, et päris nagu silma kinni ka ei pigista, et ma nüüd üldse seda ei vaata või et ma isegi kaalu mitte vaata. Et pigem nagu ma ikkagi kaalun kõik pakkumised ära ja niimoodi, sest tegelikult ma arvan, et tööandjad on ka väga mõistvad, Muidugi. et nad saavad aru ju, et võib-olla ongi nagu väike laps on ju, sest tegelikult neil on töötajat vaja ju. Muidugi ja minu arust on eluterve nagu kandideerida kuhugi, minna vestlusele ja näiteks öeldagi, et okei, see ei ole päris see töö, mida ma võib-olla nagu teha tahaksin. Aga okei, mul on raha vaja, davai, ma võtan teie pakkumise vastu, aga et ma otsin edasi. Lihtsalt nagu tuleb olla aus ja rääkida sellest. Nagu et siis nagu minu arust on nagu paned oma kaardid lauale ja näitad nagu oma seda õiget palet, vaata. Just kõige nagu nüüd, kui mina praegu enda praeguses töökohas näen seda kandideerimise protsessi, et inimesed nagu, nad isegi ei tule vestlustele nagu, sa lepid kokku aja, me raiskame üksteise aega nagu. Et mina näen ka ju vaeva, et helistada neile ja pakkuda on ju vestluseks aega. Ja või siis see, et ma ei tea, nad ei tule
vestlusele, nad ei tule proovipäevale ja siis me räägime, et meil on nii palju töötuid. Et vaata justkui tegelikult see effort peaks tulema nagu mõlemalt poolt. Et ju No siis ongi. neil ei ole nii kitsas käes No siis, just, et aga siis mul tekib endal niisugune tunne, et nad nagu kandideerivadki nagu täiesti laksivad lihtsalt seda töötukassas seda CV-nuppu lihtsalt kandideeri nagu. kuigi see ei ole reaalne reaalselt. Aga ilmselt on, sest et ma mäletan, kui kellelegi ma helistasin ja siis ta küsis, et oota, aga vabandage, kuhu ma kandideerisin? Issand, kui paha. Ta isegi ei teadnud, kuhu ta kandideerib. Et nagu, ja inimesed, näiteks mina, kui mina olen kandideerinud ja otsinud tööd, okei, mul ei ole palju töökogemust, aga ma olen see pikaaegne töötaja nii-öelda, et kui Mis ma on lähen, täiesti risti vastupidi mulle muide. mis on huvitav, et kui ma lähen, siis ma olen ikkagi, ma ei tea, 5 aastat ära vähemalt, onju. Et ja kõik need kohad, mis ma olen enda jaoks siis otsinud, ma olen läinud, ma olen jalaga ukse lahti läinud ja ma olen need kohad saanud, mida ma olen tahtnud alati. Et selles suhtes on hästi. Aga just see point, et inimesed ei tee eeltööd, kuhu nad kandideerivad üldse. Sa ei tea asukohta, sa ei tea, millega see firma tegeleb. Kusjuures mul tuleb see meelde, kuidas sa ütlesid, et sa pidid reaalselt seletama inimesele, tal on tööd vaja, ta kandideeris ja ta ei tea, kuhu tulla. Ja sa pidid talle telefoni teed seletama. Mis bussiga sa liigud isegi? See on täiesti absurd. Et mis siis, et mina elan ka Tallinnas, aga ma ise, ikkagi kui ma elan nagu nii linnas, siis ma ei liigu selle bussiga nii palju. Vahest arvad rammiga, aga see ongi see, et aga näiteks kui mina kandideerisin oma praegusesse töökohta, ma ka väga täpselt ei teadnud. Ma võtsingi takso ja ma läksin maja eest maja ette nagu, mida ma siin nende bussidega seiklen siis. Või nagu guugelda, vaata, kus kohas see asub. Kõik ongi mapsid asjad, kõik sul on nagu nii avatud, et see on, okei, ma saan aru, kui me räägime 60-aastasest naisterahvast näiteks, kes otsib tööd ja ei tea, et ei oska, ma ei tea, Google'it kasutada või midagi, et nagu see on nii kurb, et noortel ja samamoodi siis ma küsin, et kas ma saadan teile sõnumi näiteks aadressi ja täpsema infoga, siis mõni on mis on ka täiesti absurdne, sest et sina kui tööandja nii-öelda, pead tegema selle efforti. Kuigi tema peaks olema see, kellel on ju räigelt tööd vaja. Muidugi, et umbes oodake, ma võtan paberi, ma kirjutan ülesse. Täiesti haige, Kohati on küll sihukene tunne, sest kui ma olin see nohik ja ma tegin natukesena eeltööd, et kui ma vaatasin üldse nagu töötute arvu Eestis, siis Eestis on üle 51 000 töötut terve Eesti peal, on ju. See on suht ränk. See on ikka väga ränk. Ja sellest nagu siin Harjumaa Tallinnas on 24 000. Ja siis kui ma mõtlen, et kui mina siin nagu hustlin sellega, et saada kedagi tööle, on ju, siis nagu nad ei tea, kuhu nad kandideerivad. Et see on nagu nii nokk-kinni saab alati situatsioon, et siis korraga on küll siuke tunne, et paneb pea panni alla lihtsalt. Oi kurat, see on ahv, kes need trumme nagu kuradi kõrvade juures kokku lööb, et see on reaalselt nagu selline olukord. Oota, aga ma ei rääkinud, kes mina olen. Mis? Rääkisid? Ei. Minu kooliteed ei rääkinud, et kõige selle juttude taustal me ei jõudnud sinna kohta ju vaata, et ma olen tegelikult täna ju töötu. Mingis mõttes ikkagi töötu, on ju. Et okei, sa otsid vaata jah, et ma läksin peale keskkooli on ju elukooli tegema, aga tegelikult see ju niimoodi oli. Minu plaan oli alguses ju see, et ma lähen teen aasta vaheaasta, et siis ma nii-öelda mõtlen, mida ma teha tahan ja niimoodi, et mul oli tegelikult kindel visioon, et kui ma nii-öelda keskkooli lõpetan, siis ma tahan kindlasti minna peale vaheaastat politsei- ja piirivalve kolledžisse, sest ma tahtsin väga saada politseinikuks, ma käisin lausa keskkooli, seal töövarjul käisin isegi ju seal Murastes ja ma olin täiesti nagu obsessed ja ongi elukool tuli, armusin on ju ja siis tuligi see, et sellest vaheaastast sai lõpuks ikkagi see, et ma tahtsin ikkagi nagu teha tööd ja jäingi sinna tööle. Aga mis case sul sellega oli, kui sa tahtsid minna teist korda sisseastumiskatsetele ja sa mingi põlesid ära päiksega või midagi? See oli kogu aeg nagu mingi märgi järel lihtsalt aastalt aastasse reaalselt. Mul oli kogu aeg mingi märk, nagu ma ei tohiks sinna minna. Nagu mul oli täpselt siuke tunne nummaga tagantjärgi. Mõtlen tõesti, esimene kord oli see, et me läksime reisile. Ja see kuupäev ei klattinud ja see oli nagu juba mingi ammu broneeritud on ju reis. Teine oli see, et oligi nagu suvi ja ma jäin magama kõhuli.
ja ma põlesin selja tagant nagu ebareaalselt ära, ma olin täiesti tulipunane, ma mäletan, tegime mingi hapukorramähised, kui tegelikult ei tohi See ei hapukort ole enam hea. tehagi, onju. ja, Aga ja samas siis tehti kõik asju valesti. Sa võtsid päikest mingi toiduõliga või oh beebiõliga my või mingi god, asjaga, vaata. see oli täiesti kohutav lihtsalt, et nagu Ja sul oli vist, mäletan, et nii valus, et sa nagu reaalselt sa ei saanud joosta ega mitte midagi näiteks katsetel ja, teha, vaata. ja ma ei saanud joosta ja seal on ju üks ettekirjutus ka, et kõhulihaseid. See oli täiesti ju, see oli mõtlemata, ma ei saanud istuda, ma ei saanud selili olla, ma sain ainult kõhuli olla ja seda ka niimoodi liikumatult, et see täiesti nagu, noh, see oli teine. Kuigi ma väga-väga nagu tegin eeltööd ja nagu räigelt tegin trenni enne seda. Ma jooksin, ma mäletan, et seal kodus ju kilomeetreid nagu järjest, et nagu, et ma ikka saaksin oma näiteks 3 kilomeetrit ära nagu selle ajaga, vaat seal on ikkagi limiteeritud need ja need kõhulihased täpselt samamoodi, et nagu ma hullult nagu ikkagi pingutasin ja siis ma ikkagi põlesin ära, et see oli nagu täiesti pekkis. Aga ma ei tea, mis 3. korral juhtus, võib-olla ma vist olin juba loobunud. Aga samas, mis on huvitav, sa siiamaani mõtled selle peale, vaata, sa küll ütled, et märgid nagu näitavad, et sa ei tohiks sinna saada, aga teisalt see siiamaani kuskil kuklas kriibib, vaata. Kriibib, mõtle. 10 aastat tagasi ma lõpetasin keskkooli. Ja see tegelikult on aastaid nagu veel rohkem, kui lisaks see 11 ja 10 klassi vaata sinna juurde panna. Ja kui sa niimoodi ütled, siis me tundume nagu nii vanad. Alati nagu muidu sa ei tunneta, vaata. Kui sa ütled, sa mingi 10 aastat tagasi lõpetasid keskkooli, siis mul oli mingi okei. Ja siis oli okei. Aga jaa, noh, ja siis ongi mõtledki, et kui sa juba 10+ aastat mõtled selle peale ikka, et aga kurat, äkki ikka prooviks. Siis mõtled mingi okei, no ma ei tea midagi. Aga samas seal on nii palju erinevaid variante ka, vaata, et neil on vist ka päris pikad päevad, on ju. Et seal on ka vist erinevad need kategooriad, vaata. Et ma arvan, et ma tänasel päeval enam vist võib-olla politseinikuks ei lähe, sellepärast, et no nii. Et ma arvan, et politseinikuks ma ei lähe sellepärast, et ma olen ikkagi laps. Ma olen ikkagi ema. Ja sa ei tea kunagi, mis, sina võid kõike korralikult teha, on ju. Sina võid teha situatsioonide lahendamisi, mida iganes on ju hästi, aga sa ei tea kunagi, kuidas teised reageerivad. Võib-olla saan surma on ju mingisuguses väljakutses, aga samas mulle võib homme mingi autoavarii ja ma saan surma näiteks. No, et päris niimoodi ei saa võtta, aga ma ikkagi mõtlen, et nagu ennast hoidvalt võib-olla ma ei teeks seda, vaid läheks võib-olla kuskile mujale, vaata. Nii, et ühesõnaga, jah, läksin elukooli, läksin tööle, ma olin siis klienditeenindaja, mul oli au oma õega koos töötada. Hea, see oli meie esimene töökoht. Universaaluniversumi, issand jumal, see oli täiesti, Aga mulle meeldis. Ei, see oli tore, see oli täiega tore. See oli täiega tore aeg ja nagu ma arvan, et see oli võib-olla ka üks väike nagu, ma ei tea, juurmaal, mis meid tegelikult kokku viis. Aga seda ma ei mäleta, kaua mina seal enne olin, enne kui me tuli nagu mingi suvaline. Ma olen mingi 2 või? Äkki mingi 2 võib-olla tõesti. Sest ma käisin keskkoolis, kui sa said sinna tööle. Mm-hmm. Nii et täpselt aasta aega töötasin mina seal klienditeeninduses ja siis ma Aasta sain... olid ainult või? Täpselt aasta. Siis mina olin veel edasi ilmselt natukene. Sa olid veits edasi ja ma ei tea kõik täpselt kui kaua, aga sa jäid veel sinna. Ja siis ma läksin salongi, ilusalongi. Kõigepealt läksin siis administraatoriks ja siis ühtlasi paari kuu pärast siis õppisin ära ripsme tegemise. Ja see oli ka vaata mingis mõttes nagu hea, vaata kui sa paralleelselt oled nagu nii admin kui ka ripsmetehnik, et siis ma nagu kuidagi oskuslikult sain endale reklaami teha, omale kliendibaasi tekitada niimoodi, et minust siis sai lõpuks ainult ripsmetehnik ja administraatori koht võeti üle, küll aga ja jällegi vaata nagu mingi aasta või paar kuud võib-olla jäi aastast nagu puudu, on ju. Sain ikkagi oma admini koha ikkagi tagasi, vaata, et seal ei leitud just seda nagu sobivat vaata kandidaati. Nii et ma olin 2 korda oli nagu admin ja ripsmetehnik korraga, aga see oli ikka täiesti üle mõistuse, sellepärast, et samal ajal oli mul on ju suhe, siis ma olin nagu tööl 24/7, ma räägin töökaaslased tegid veel naljagi, et nagu, kuule sa nagu elad siin ja tollal vaata, ma elasin seal kodus ka, on ju, mingi bussid käisid sinna mingi, ma ei tea, väga harva on ja siis ma reaalselt nagu, mul oligi, ma arvan,
8, 9, 10 tundi, kus ma olin nagu salongist väljas, elasin, aga kõik see ülejäänud nagu mitukümmend tundi ma olin reaalselt nagu salongis, aga ma hoidsin oma armsaid ka ikkagi nagu oma vahetuse töötajaid, et ma panin neil ikkagi vahad sooja ja kohvi tegin neile hommikul kohe valmis niimoodi, et nad kõik said ikkagi nagu hiljem tööle tulla, sest nad teadsid, et kõik on nagu korraldatud niimoodi, et selles mõttes vaata oligi nagu see, et mulle tegelikult räigelt nagu meeldis see, mis nagu seal tekkis, vaata mingid teatud nagu mingid omad süsteemid ja omad asjad, et selles mõttes muidugi sa nagu... elad nii sisse, et sul ongi need töökaaslased on justkui nagu ongi teine pere, vaata. Jaa, täpselt. Ja oligi. Ja nii oligi ja siis noh, ma jäin, on ju. Ja siis oligi niimoodi, et siis ma ikkagi jäin ainult ripsmetehnikuks, tegin oma tööd ripsmetehnikuna kuni lõpuni, siis ma jäin dekreeti, sain lapse, olin kuskil 1,5 aastat eemal. Läksin ära sealt salongist niimoodi, et müüsin oma asjad maha, sellepärast, et rasedana oli seda tööd täiesti košmaarne teha. Mul selg valutas, mõtlesin nii kõik, ma ei taha seda enam näha, aga mitte. Müüsin kõik oma asjad maha, kõik, всё. Ja ikkagi mõni kuu enne 1,5 aasta täis tiksumist ma mõtlesin, et ei, ma ikkagi tahaks seda ikkagi edasi teha ja no siis... Kas me siis tegime selle enda asja? Siis me tegime selle enda asja ja nii, et siis ma... Meil oli jah vahepeal nagu siin enda väike ilusalong. Ja. Väga fancy's kohas, võtsime suure ampsu küll, on ju. Ja nagu meil tegelikult kõik läkski mega hästi. Me läksime, me saime ruumid, meil oli tõsiselt ilus salong. Et meil olid oma ruumid, me nägime vaeva, me tegime flyierid, me tegime neid roll-up reklaame. Pastakaid. Noh, tõsiselt äge oli ja. Aga lihtsalt meil oli ajalises mõttes, me tegime seda, noh, samas me ei saa öelda valel ajal, sest me ei teadnud, et see Covid-loga meil peale seda tuli. Et, jaa, see koroonaaeg, täpselt see hiilgeaeg, siis kui kõik oligi, me tegime tööd sellel ajal, kui tegelikult... riik pani kõik kinni. Kõik pani kinni ju. Ja näiteks ütleme minu puhul, kui ma tegin kosmeetikuna tööd, muidugi me saame maske kanda, aga näohoolduse puhul sa ei kanna maske. Ja. Et siis ta tõmbas juba nagu sellega mingid kliente vaata vähemaks, et ei saa käia. Ja inimesed reaalselt kartsid. Muidugi. Isegi kui meil oli tõesti mingi kanistritega desinfitseerimisvahend, ikkagi nad kartsid. No muidugi üle sellega ennast ei vala ka vaata, et kuskil on mingid piirid, vaata me käisime küll mingil, ma ei tea, mis iganes koolitusel, et et kuidas seda hoida. See oli ka jah, mingi Covidi aegne mingi hügieenikoolitus, mis siis nagu nii-öelda oligi nagu... Just see Covidi mingi suunitlus. Ja, et kuidas nagu salongina nii-öelda nagu nii-öelda vastu pidada justkui või niimoodi. Aga jah, et aga ma ikkagi... Ma ei saa öelda, et me failisime. Pigem oli lihtsalt raske aeg ja kuidagi kaardid mängisid kuidagi niimoodi, et me ikkagi otsustasime, et nagu tegelikult ausalt, kõik inimesed tahavad elada natuke paremat elu, kui see, et sa pead mingi virelema otsad, sa ka tulema kokku vaata. Et nagu ma ei saa öelda seda, et me mingid tahame mugavat elu, eks ole, et see ei ole see, et nagu sa tahad ikkagi lubada endale mingeid asju ja nagu, okei, Covid aeg küll sa ei saanud väljas käia nii palju, aga ikkagi üürid asjad on ju, et need on siin Tallinnas nagu nii meeletult suured, et siis pead mingid valikuid tegema siin elus, vaata. Kurb oli küll. Ma arvan, me saime päris palju nagu ulguda ja nutta selle. Jaa, issand jumal, isegi aastaid hiljem ma nägin unes, kuidas ma ikka veel nagu olen seal, käin ja vaatan sealt aknast sisse ja mõtlen nagu mingi, kes selle nüüd üle võttis, et nagu see juba on märk sellest, et see on kuidagi hinges. Ja see oli nii mõnusa vaibiga salong, et ma ei tea, millega sina seal tegelesid vabal ajal, aga kui näiteks mul klient, vaata me tegime jõulude aeg sinna mingisugused jõuludekod ja jõulukuused ja mingid värgid, on ju. Siis oligi reaalselt, kui mul klient läks ära ja ma olin näiteks kas või üksi enda, ma ei tulnud koju. Ma olin kas või mingi 1-2 seal lihtsalt. Meil oli ülipehme diivan seal. Ja ma tõmbasingi ennast sinna mingi teki alla kerre ja ma mingi magasingi seal näiteks. Rääkides sellest, vaata, 3 tundi auku. Tead, aga me nautisime seal ja me jäime magama seal, on ju. Meil oli pisikene külmkapp seal. Me orgunnisime sinna räigelt palju energiajooke, mingi nokosid teata. Ja siis me lihtsalt nagu sõime sushit ja issand, see oli nii, no ma räägin, see oli nii meil oli kogu aeg see, et
jääme siia, tõmbame noksid ligi või? Kogu aeg oli põhiteema. oli hea. Ja kusjuures see oli ka nagu nii hea, et me hullult tegelikult manifesteerisime, et äkki me saame ühel päeval ikkagi koos veel töötada ja me saime tegelikult. Jah. Ja see oli nagu üli tore lihtsalt. Ja no mine tea, mis elu toob, selles mõttes 2 või 3 ei jää, vaata. Jaa. Ilmselt mitte iluvaldkonnas, sest tõesti ma enam ei tahaks seda teha ja see on ka üks punkt, millega ma tahaksin selle ära lõpetada, on see, et ma sain aru, et minust ei ole mitte kunagi juhti. Et see ettevõtte nii-öelda arendamine, sellega tegelemine pole mulle. Et mulle ikkagi meeldib olla pigem see inimene, kellele söödetakse nagu justkui ülesandeid ette. See on ka väga huvitav. Et ma pigem olen jah, nagu see, ma võin olla küll nii-öelda nagu juhi abi või noh, mingi siukene vaata, aga mitte nagu kunagi juht. Et see vastutus ja see on nagu jaa, see on lihtsalt minu jaoks, mulle lihtsalt, ma ei tea, nagu mulle lihtsalt ei sobinud ja siis ma hakkasin tegema seda ripsmetööd nii-öelda nagu hobina, aga võtsin siis endale juurde teise töö ja see oli siis poke. Jaa, siis tuligi poke Bowlis töötasin, on ju. Jah, pokede tegemine sealt edasi. Inimesed märkasid, läksid restosse, hoopis vaata midagi teistsugust. See oli ka... Ma mäletan, sa hullult pelgasid seda, et nagu, et issand, ma ei ole ju teinud ja nagu kartsid seda, siis ma mäletan, et siis ma juba cheerisin sind, et see ongi jumala huvitav, et mina mine proovi nii palju kõrvalt kuulnud seda, kuidas üldse toitlustuses on väga nagu ägedad inimesed, nad on hästi outgoing'ud, et nad nagu suhtlevad hästi vabalt ja kogu see köögielu on üliäge ja mul on nagu selles mõttes nii hea meel, et sa said nii palju ägedaid tutvusi sealt too aeg. Ja kui palju kogemusi ja sa nägidki seda, et tegelikult oligi tore. Tegelikult oli täiega tore, aga see on nagu nii naljakas, et ma olin varasemalt kuulnud, et kõik see resto teema on kõik nagu mingi räigelt palju alkot, kõik mingi räigelt palju mingid värksärki, see kusjuures niimoodi on ka. No, nad teevad kogu aeg, teeme väiksed tropid. Ja see oli nii, nagu ma räägin, et tollel ajal nagu ma justkui nagu vajasin seda kõike. Vaata kunagi, kuna ma olin nagu... See oli see raske aeg, jah? See oli see raske aeg, kus ma olin nagu just üksi jäänud, vaata, ja nagu siukene, nagu see oli kuidagi nagu räigelt siuke nagu bondimine või nagu siukene nagu ellu tagasi tulek ja nagu ongi läbi nende ägedate inimeste, kellega ma nagu tutvusin, siis see oli nagu nii äge ja kõik olid nagu nii toetavad ka ja nagu, mis pabilistad, davai teeme ja me reaalselt tegime mingi shotid enne suurte gruppide tegemist ja ma hullult mäletan, hullult kartsin nagu neid suuri gruppe, vaata, kes tuli mingi 43 inimest lambist sisse põhimõtteliselt ja pidime nagu neid teenindama. See tundus nagu nii suur lihtsalt selle inimeste mahu suhtes, aga see oligi see, et teeme paar shotti ja läheb, vaata, et see nagu väike julgustus. Vaata, hästi paljud ütlevadki, et näiteks sellist inimest nagu sina too aeg olid, sa ei olnud sellel erialal üldse olnud, et sellist inimest on palju lihtsam õpetada, et seda rohelist lehte on palju lihtsam õpetada kui seda, kes on mingi, ma olen 10 restos töötanud ja seal tehti nii ja seal tehti naa, siis on ülikeeruline sellist inimest õpetada nagu, et kõik ettevõtted on omamoodi erinevad nagu, et selles mõttes nagu mõtlengi, et see oli võib-olla sinu pluss. Oligi, sest et ma olen 100% kindel ikkagi, et ma pidin seal olema sellel ajahetkel, sest et ega siis mina ei mänginud nende jaoks, ma arvan, eluliselt suurt rolli nagu, mitte, tähendab, mis ma tahan siis öelda, et mitte ainult mulle, vaid ka neile. Et vaata nagu läbi nende tutvuste nagu, kuidagi nagu mängis täpselt välja, kui mul oli vaja vaata midagi uut, ma sain kohe uue. Mul oli vaja neid inimesi, nad kuidagi tulid mu eluteele ja täpselt samamoodi ka mina õpetasin neile midagi, vaata, nad nägid elu vaata hoopis teises valguses näiteks. Et see on ka siuke nagu huvitav nagu aspekt ja muidugi nagu, tegelikult ikkagi friends forever, vaata, nagu eluks selles mõttes ju. Muidugi, ja need on mingid kontaktid, mis jäävad nagu alati. Kes ikkagi aeg-ajalt küsivad, et kuidas sul läheb, vaata, et kas nagu töötad ikka sellel alal, aga nagu... Kuidas see popp küsimus tänapäeval on, kuidas sul päriselt läheb? ja täpselt. Ei ole, kuidas sul läheb, kuidas sul päriselt läheb? Täpselt, ja siis ma ikkagi tulin sealt restomaailmast ära ja hakkasin siis pakkima.
hakkasin pakkima neid internetipoe tellimusi ja mingis mõttes olin ma ju ka nii-öelda nagu juhi abi, on ju. Käisin vahepeal, tõin, on ju, kaupa ise ja värki, et aga nagu etteruttavalt siin juba rääkisime töötutest ja värke, siis tänasel päeval, on ju, mina sain siis koondamisteate, sest et Ripp. koostöö lõppes ja see oli meie 3/4 nii-öelda sissetulekust, nii kahju kui see ka pole, aga kusjuures koondamiskirja lõppu oli kirjutatud, et tänan panuse eest, mis sa siia nagu firmasse oled pannud, siis mul ikkagi tegelikult tõmbas silma märjaks küll. Seepärast, et see ikkagi vaata mingisugune etapp saab läbi. Mis vahet seal on, kas see on eluline, tööline, see sai armsaks, vaata. Muidugi. Eriti veel ka need inimesed ja kõik. Muidugi. Et siis nüüd ongi see, et viimane kuu läheb ja siis on see, ma olen tagasi tööturul. See on see, kuidas need uudised siin räägiti, et Rümal on 24 000 töötut, et ja +1 tuleb kohe kuu aja pärast. Hästi lohutav. Kurat, hästi lohutav, tõesti. No ma tõesti loodan, et... See on see, kui 27. veebruari seisuga oli 51 390, siis tuleb 391. Aitäh, et sa mu kuradi aavale veel soola raputad. Aga see on see põhjus, miks ma õde armastan nii palju lihtsalt. Aga ei, jah, selles mõttes ma loodan, et see olukord laheneb nagu selles mõttes väga hästi, et ma saan uue töökoha kiirelt, mida ma soovin. Aga noh, we never know, on ju. Et kui kellelgi mingit tead töö otsa pakkuda, siis let me know ja kõik ropud pakkumised, palun ei taha. Kui kellelgi on mingi kojameest kuhugi vaja või midagi. Kusjuures, fun fact, ühel selle pakkumisel oli mingi niimoodi, et jah, et mingi assisteerimine, värk-särk, et kõik mingisugused asjad on ja mingid asjaajamised teha ja värk-särk. Seda viimane punkt oli mõnda, et talvisel ajal lükata mingi ukse eest lund ära, sest kühvlid on olemas. Ma kujutan ette seda anksa on mingi tule, kõik lükkan ära. Ma panin kohe X-i lihtsalt. Lõpetage ära, ma ei hakka midagi lükkama lihtsalt, saad aru. Oh my god. Et nagu mida kuradit nagu. Aga vaata, seal ongi võib-olla see, et nagu pole soolist diskrimineerimist. Osad panevadki, sest mäletan, kui mu töökaaslane rääkis, et ta ka mingi, see oli juba ammu, võib-olla mingi 25 aastat tagasi on ju, aga oli samamoodi, et mingi meigikoolitus, tule, tee klientidele mingit meiki, aga pead ülemusega sauna ka minema. Ja oligi nõutud see, et sa pead nende meestega minema sauna ka nädalavahetust ette. See ei saa reaalne olla. Eestis või? Jah. Ma võin pärast rääkida, kes see oli, aga nagu mäletan, kui ma kuulsin seda, siis mõtlesingi, et oot, nagu. Mis on pildil valesti? Issand jumal, ja siis pilt on lihtsalt saunas seal. Tegelikult ei taha, aga see... Vaatad, pisar jookseb lihtsalt. Oh my god. Nagu nii haige. Aga jah, et juba siin etteruttavalt ka rääkisime ära nagu, et kas me vaatame siis töökohta või palka või mida me vaatame. Oota, aga vaata enne, kas mul rekordib ka või? Enne kui me läheme siit suure uhhaga edasi. Ja. Igaks kõik on okei. Timmis, ma mõtlesin, muidu me siin tühja lobiseme. Ei, kõik on hästi. Sa rääkisid, et sa nüüd juba oled kandideerinud, on ju? Ja, ma siin juba mõnda aega olen kandideerinud. Selle CV korda tegemine oli ka tegelikult niimoodi, et mõtled, et sa ütlesid, vaata, et sa oled siin mingi, et kui mina lähen tööle, siis ma lähen mingi 5 aastat, vaata. Siis ma vaatasin oma nagu sellest, et ma olen nagu 2-3 aastat nagu maksimum olnud ja siis ma lähen uude töökohta. Ja mis ma saan siit järeldada tegelikult? Ma ikkagi olen teinud võib-olla töid, mis mulle võib-olla ei meeldi. Ja. Või ma olen teinud mingit lihtsamat süke easy money tööd, vaata. Et nagu võib-olla, miks ma võib-olla enne ütlesin ka, et mu elu parimad aastad alles algavad, on see, et ma arvan, et ma alles nüüd tean ju tegelikult, mis ma väärt olen.
mida ma suudan teha, mida ma oskan teha, mida ma tahan teha. ja mis sulle meeldib, jah. Ja mis mulle meeldib, et lisaks see palk, et ma elan ära, aga tegelikult nagu, mis ma päriselt tahan, ma tahaksin nüüd tegelikult leida töökohta, kus ma saaksin ka olla aastaid seal. Et nagu see on see main goal ju. Muidugi. Ja nagu tegelikkuses on ka ju see, et olgem ausad, kui sa töötad mingi 10, 15, 20 aastat ühes ettevõttes, see on mandud ära ju. Mandudki, Või kindlasti. nagu midagi, nagu mingid muutused seal siseselt peaks ikkagi nagu olema, vaata. Võib-olla hakkad nagu lohakamat asju tegema võib-olla. Kindlasti. Või võib-olla nagu selle aja jooksul hakatakse sulle rohkem nagu asja ette nagu söötma, et tee seda. Aga see võiks olla siis nagu selline, et davai, et nagu ongi mingid uued ülesanded, aga seejuures sa nagu tõused ikkagi palgaliselt ka, vaata. No jaa, see mitte aus, niimoodi, vaata. et nagu kuule, aga tee see ära ja et siis sa tunned, et nagu mida? Ma nagu kogu aeg teen midagi uut, aga ma ei saa midagi sellest, et mul on umbes 10 aastat sama palk olnud, on ju. Ja, täpselt. Sul ei ole motivatsiooni. Vaata tööalaselt pead mõtlema seda, et sa pead enda töötajale kogu aeg seda motivatsiooni sisestama ju ka, et mingi tõstan sul kuradi palka, ma ei tea, 30 euri, sul on juba mingi hei, davai, ma lähen nüüd tööle. Vähemalt midagigi, vaata. Muidugi, nagu absoluutselt ma olen kahega poolt. Tõsta kasvõi nagu iga natukese tagant natukenegi. Sest ma olin küll jumala kurb, kui tulukas tõusis ja mingi 30 eurot see vähem tuli. Sa mõtled, et see 30 eurot see ei ole mitte midagi. Aga nagu Täpselt. ikkagi, come on, miks sa mult ära võtad? Jaa, täpselt ongi nagu. Aga ma tahtsin seda küsida, et näiteks kui sa leiaksid mingi sellise tööpakkumise, mis on, ma ei tea, panem mingi eriti ekstreemse Ida-Virumaal. Kusjuures seal oli ka see, et hästi palju on olnud selliseid tööpakkumisi, kus on see, et karjääripööre. Näiteks üks jäigi mulle meelde, see politsei. Et ole hea, et tule tee karjääripööre, et pakume sulle on ju kõik asju, lihtsalt tule ja tee on ju ära see. Ja siis vaatasin Ida-Virumaa, see oli nagu mingi hell no. Lihtsalt see ei lähe minu eluoluga ju kokku, et võib-olla jah, kui mul ei oleks last, on ju, oleks hoopis võib-olla teistmoodi, aga tänasel päeval see jah, nagu ma olen endamisi mõelnud, et võib-olla nagu kui ma oma lapse nii-öelda nii suureks kasvatan, et ta saab nagu selles mõttes iseendaga nagu hakkama, saan ma oma elu ju hakata elama nii, nagu ma ju olen seda soovinud, et võib-olla siis ma olen nagu nõus tegema neid, aga Ida-Virumaa tundub vist nii kauge ja nagu nii, ma ei tea, pigem mitte, vaata. Aga tegelikult, vaata, ma just tüürisingi oma jutuga nagu sinnamaani, et kuna meil siin paar päeva tagasi oli, vaata jutt see kolimistest, on ju, et me arutasime siin, et meil on mingi huvitav nagu tendents, et Angeelika on nagu kolinud palju, aga sa oled kolinud Tallinna siseselt. Jaa. Aga mina olen just pigem olnud selline, et kui ma panen, siis ma panen kuhugi teise linna, teise Eesti otsa, vaata. Ja mis minu jaoks on täiesti, ma ei tea, vaata. Ma alustan siis esimesena, et kui ma kolisin kodust välja iseseisva elu peale Tallinnasse, siis oli Rakvere, siis oli Tartu ja siis oli otsaga uuesti Tallinn. Ja ma olen nagu mõlgutanud mõtteid, on ju, et sest mul oli vahepeal ju nii-öelda mõte minna Tartusse tagasi. Tegelikkuses on ju, ma täiesti ajasin juba neid korteri asju ja mulle tuligi korteri pakkumine ka. Aga see oli ka see COVID veel ja ma ei olnud päris kindel, et ongi, kas ma iluteenindusse läheksin siis Tartusse tagasi, on ju. Kuigi ma eeldan, et ma oleks olnud selle sama koha seal, on ju, näiteks, kas või alustuseks. Et siis vaatad midagi muud juurde. Aga siis ma nagu jälle mõtlesin seda, et minul oli see hea, et mul jäid kõik sõbrannad ja kõik inimesed sinna maha. Et ma ei oleks läinud jälle nullist üles ehitama oma elu. Aga see oli nii põnev aeg, nagu ma mäletan seda hetke, kui ma kõndisin korterit vaatama Tartus ja näiteks ma tulin bussist maha, panin kepsi tööle, mingi turn left, kuhu ma pean minema, ma ei tea, ma ei tulnud isegi linna nagu, rääkimata sellest, et mul oli seal 0 inimeste ees. Et nagu see on minu jaoks ülihirmutav. Minu jaoks oli nii põnev nagu see võib-olla õpetas mind nagu, või tegi mind nagu võib-olla tugevamaks inimeseks, või julgemaks inimeseks, et
kui sa tahad, sa saad igal pool hakkama, kas või üksinda. Jah. Ja sul ongi, kui sa oled ise nagu avatud, ma ei tea, sõbralik, sa saad endale need uued inimesed ja tegelikult nii äge. Kuigi mina olen sihuke selle koha pealt veits sihuke softi, et mul on pere jäi maha, õde jäi maha, ema ja emme-ess jäid maha, onju. Et mul oli täpselt see, et ma tundsin nagu nendest oma inimestest ikkagi puudust ja see aeg oligi see, et sul sündis laps, onju, ja ma tahtsin nagu väga palju teiega koos olla. Jaa. Ja see oligi nagu tegelikult nüüd ma mõtlen, jumala õige otsus, ma tulin, onju. Et ma olen nüüd nagu sinu lapsega hästi lähedane, onju. Et aga samas jällegi ma olen nagu ise mõlgutanud mõtted, et näiteks kui koliks, ma ei tea, kuhugi saarde või nagu, ma ei tea, Viljandisse või nagu see ei tundu minu jaoks üldse ilmutav, et ma oleks mingi Issand, sa oleks reaalselt võimeline Viljandisse kolima või? Nagu for real. Noh, ma ilmselgelt ei teeks seda nagu niimoodi, et kuule, ma nüüd annan korteri siin Tallinnas ära, et ma kolin nüüd Viljandisse. Kui mul oleks mingi See tegelikult kõlab nii pahasti, sest ma ei tea, see tundub nii haige. Mingi rottkoht, vaata. Miks? Seal on teatrid, seal on kohvikud. Ja ma saan aru, jaa. See linn. Linn on väga ilus. Aga nagu lihtsalt, ma ei tea, nagu miks keegi tahab Viljandisse kolida? Okei, mitte nagu no charge Viljandi, aga lihtsalt nagu ma mõtlen, et nagu vaata, see on jällegi see, et mina ei ole selline inimene. No mul on, ise ma tunnen, et kui mul keegi ütleks, et ma ei tea, tekib, ma ei tea, mingisugune hull inimene, kes mind sinna kutsuks. Vot jaa, praegu mõtlengi, et võib-olla kui ma leiaks mingisuguse mehe, vaata, kes võib-olla tõesti, ma ei tea, on kuskilt X linnast, onju, ja ma päriselt tahan minna. No siis ma ilmselt ikkagi läheks, onju, aga ma ei tea, vaata. Või näiteks ongi, mina ei ole pahatunud mingi linnainimene. Jaa, kas sa oled maa- või linnainimene? Kus sa tegelikult tahaksid viibida? Kuidas sul päriselt tahab? Kus sa päriselt elada tahad? Tegelikult mul ei ole vahet. Ongi see, nagu mul peab olema see koht, kus ma tunnen ennast nagu õnnelikult. Et kui mul on nagu keegi kuskil, kes kutsuks mind, ma ei tea, ongi, olgu see Ida-Virumaa, Tartu, Saaremaa, et kui ma tean, et ma olen seal õnnelik, mul on seal hea töö, siis ma ei mõtleks üldse. Ma pigem ise muretsen seda, et ma veits olen karjääriinimene vist. Et ma tahaks, mul on see töö ikkagi oluline. Sest sul ei ole lapsi. Sul ei ole lapsi, sul on see vabadus ennast nii-öelda teostada. Võib-olla küll, jah. Et see on minu jaoks kuigi sa oled väga perelembeline inimene. Ja mul on väga hea klapp lastega, vaata. Ma arvan, et võib-olla mina ise tahaksin uskuda, et sul kindlasti tuleks see soov, kui sa leiaksid selle õige. Siis selle õige, kellega sa tahaksid seda teha, sest never say never. Elu on ju näidanud ju, et inimesi on erinevaid ja need soovid nende inimestega on erinevad. Ma arvan, et pigem võib-olla ei ole olnud lihtsalt see aeg. Võib-olla ongi nagu vaja sul nii-öelda karjääriliselt edeneda enne, kui settle down'id ja hakkab pereelu looma, vaata. Täpselt, sest ei ole tegelikult nii vana, vaata. Muidugi. Ei ole. Aga ma olen veel, nagu ma ise mõtlengi seda, et ongi, ma tegelikult nagu, ma ei tahagi sihukese asjaga kiirustada, sest ma tahakski nagu pühenduda selle aja nagu räägid mulle, aga vaat, see ongi täpselt see, et nagu sina nagu oledki siukene nagu, vaata, sa ei taha kiirustada, sa saad rahulikult võtta, sa seedid, mõtled, nii kaalutled, vaata, ma mingi davai, kui ma võiks mingi kuradi põlevasse majja. Sparta, onks läheb lihtsalt. Ma olen see meem, kes kuradi istub, maja põleb ümberringi, põleb kõik, ma olen That's mingi, fine. this is fine, vaata, this is fine, ja siis ma olen mingi seal oma sita sees võib-olla elbingi oma sita hiljem, aga vähemalt nagu ma olen ära teinud selle, vaata. Et ma olen see, pigem ongi see, et davai, ma lähen nagu pea ees ette, tuleb, mis tuleb, aga vähemalt ma olen nagu mingi kogemuse võrra rikkam, vaat see ongi jälle meie nagu erinevus, mis täiustavad meid nagu täiesti. Kuigi vaata öeldakse, et inimesed ei õpigi nagu teiste vigadest, vaid igaüks peab ise oma ämbreid kolistama, vaata. Aga ma ikkagi üritan sinu ämbreid vaadata. Mis mõttes minu ämbreid siis vaadata? No kui sa seal põlevas majas istud. Et sa ei taha sinna tulla või? Sooja. Ei, aga tegelikult on jah niimoodi, et see on ka jälle vaata üks põhjus, miks ma siin nagu imetlen, et vaata, sa teed nagu nii, hoopis teine mõttemaailm, hoopis teised nagu mingid suunad ja mingid asjad ja siis vahest on nii hea lihtsalt võtta korra hinge ja vaadata, et nagu
no ja sellegi, kui mul mingi probleem on või mingi asi, ma alati tulen kasvõi nuttes nagu Heilike juurde ja siis ma olen mingi, mis sina arvad? Aga vaata, mul on jällegi see toxic trait, vaata, mis sa arvad? Siis ma võib-olla lõppude lõpuks teen ikka nii, nagu mina arvan. See on nii aga tüüpiline. vähemalt ma olen ikkagi nagu, ma ikkagi vahest ikkagi võtan nagu noh, kuulda ka vaata, et oleneb, vaata, mis teemadel, et No kui vähemalt ikkagi sa küsid jah, mis sa teeksid, mis sa kirjutaksid. aga ma olengi kogu aeg see nii-öelda see Aga samas ma annan sulle seeker vahest ka olnud. siukest nõu, et sa oled isa vahest mingi, ei, ma ei saa, ma mingi tee ära, pane see, Jah. kirjuta see. ja nagu siukest nagu push imist on ju. ja on küll kusjuures ja. no aga vaata, see näitabki jälle ära, et nagu ma olen natukene siukene, et nagu siuke tasakaalust väljas veits, vaata, kaalud ikkagi nagu, et raske on leida nii-öelda nagu seda kuldset keskteed on võib-olla vale öelda, aga ma tahaks nagu leida võib-olla seda oma seda. noh, fakt on ju see, et me kõik tahame ju elada rahulikult. Oota, aga mis sa siis tahad ikkagi öelda, et kui sul tuleks prints valgel hobusel Viljandisse, sa ei lähe Viljandisse? Sest tšau, prints! This is tough question. ei, aga tegelikult ei, ma arvan, et kui ma ikkagi päriselt ikkagi see prints lööb mind nagu jalaga näkku, Lööb vaata, su ma olen jalust maha või? ta tõmbas mul jalad alt. siis võib-olla ma lähen, aga see on väga-väga raske otsus. See on väga-väga raske otsus. Sest ma peaks hakkama mõtlema, et ei ole ju ainult mina ja maailm, vaid et Siin mina on jälle, me lõpetame jälle ja minu laps, et koolid, kõik sellised mingi huvialaringid, mingid kõik sellised asjad, vaata, nii palju nagu korraldamist. Kas ma viitsin? Kas ma viitsin? Pigem las see prints tuleb sulle hobusega siia Tallinnasse siis. Pigem nii. Ja jälle hakkab see mees jooksma. Rip. Või kuidas ütlesid enne? Rip, jah. Rip. Et selles suhtes jah, et mina pole kunagi olnud nagu karjääriinimene pigem, et ma arvan, et mina alles hakkan oma elu elama niimoodi, nagu mina tahan. Ma arvan, lõpetaks niimoodi. Miks mitte? selle karjääri või selle töö teema, et ma arvan, et ma manifesteerin, et tuleb lõpuks see, mida ma olen tegelikult kaua aega oodanud. Ma usun sellesse vähemalt. Väga põnev. Et jah. Aga me oleme siin juba tund ja 1 minut juba lobisenud, et ma ei tea, hakkame siis otsad kokku tõmbama. No sissejuhatuseks on päris soe küll juba. Oo jaa. Ja me arvasime siin, et meil äkki see jutt siin ei hakka jooksma, aga võtta näpust. Ja kusjuures selle tegemine võttis ka ikka oma paar minutit aega, sellepärast, et me enne seda ikka itsitasime siin nii hullult, sest tundus üliimelik vaata hakata nagu rääkima mingi asjadest ja tegelikult, mida me teame. Aga no see ongi hakka siis kõige nagu... õigem ja vaata tekib see närvinaer, vaata, sa ei saa nagu pidama, no lihtsalt iga mingi väike asi ajab sind naerma. Yeah. Aga selles mõttes, et võib-olla tänane esimene osa nii-öelda oli võib-olla siuke, ma ütleks, et võib-olla selles mõttes võib-olla igav võib-olla kellelegi kuulata, vaata. Kes meid teab. Aga me üritasime nagu lihtsalt nagu veidikene ennast nagu tutvustada, natuke rääkida seda tausta stoorit ja siis saab juba teistes osades nii-öelda keskenduda põhjalikumalt mingitele muudele teemadele, et siis me ei pea rääkima, et mina olen Heilika ja ma tulen. Ja just täpselt. Kindlasti saate sellest pointist aru. Just, ja mida siis veel lõpetuseks öelda on see, et järgmiseks episoodi teemaks me valisime terapeudid ja psühholoogid ja sellised teemad, et kes on käinud, kes ei ole. Kes ei ole käinud, kes on, mis on olnud kogemused, mida me arvame üldse asjast, kas nendel on üldse mingisugust tõepõhja all, kas nad aitavad päriselt. No, tänapäeval ju osad on mingi koolitustega saanud, on ju, kes on mingi kõrghariduspaberitega, et keda üldse näiteks usaldada. Täpselt. Sellel maastikul. Täpselt. Ja loomulikult ka enda kogemusi on ju. Et, ja siin ka samamoodi ka see, et kui keegi tunneb vajadust, et tahab ka oma terapeudilisi kogemusi jagada, mida võib-olla kas siis, ma ei tea, kõva häälega ette lugeda või midagi sellist lihtsalt ka
võtame teisi arvamusi kuulda, siis võib ka muidugi loomulikult kirjutada. Et see osad on ka inimesed, niisugune teema. vaata, sina ka loed ju väga palju psühholoogiat ja sellel nagu suunitlusel raamatuid. Jaa. Et võib-olla ongi see, et mõni inimene eelistabki hoopis raamatut, kui see, Jaa. et ma lähen võõrale inimesele, räägin kõike, mis mu sees toimub, on ju. Minu jaoks on jälle need raamatud ülikuivad, mul tuleb räiga uni peale, ma nagu loen ühte lauset 5 korda ja see nagu ei jõua mulle nagu kohale, Nii vaata. huvitav. Aga vaat siin Väga jällegi huvitav. inimesed on nii erinevad, sest mina mitte midagi muud ei loegi kui ainult psühholoogilisi raamatuid. Kuidagi see eneseabi täiesti on nagu mind alati kõnetanud. Aga Aga võib-olla see on ka see mingi vajadus selle järgi, et kui nagu ma tunnen, et vaata nagu öeldakse, et kui sul ei ole seda vaja, siis see ei olegi sinu jaoks huvitav. kindlasti. Ma Sul olen peab nii terve olema see. inimene. Jah. Muidugi See seda on mitte, kindlasti aga mingi nišš. Vaata, Muidugi. et siis sul ei teki und ka. Kui sa teed et midagi siis, kui nagu ma loen huvitavat. mingit kriminulle, et siis ma peaks minema oma nuga teritama. Ma arvan küll. Aga ma arvangi, et selle noodiga me võiksimegi siis lõpetada. Ma saadan Eelika nuga teritama. et Tõmban ukse lukku ja tulen kuskile. kuulge, aga oli tore ja ma loodan, et teil oli ka tore. Nüüd mingi Ärge- järgmist episoodi ei tule. Nüüd Tuleb kuulata ei ikka. saagi. et ma loodan, et oli tore kuulata ja kohtume siis järgmine kord, on ju? Ja me üritame teha veidi kiiremini ka kui 6 aja pärast, et äkki teeme mingi 2-nädalase vahega. Ma arvan, et 2-nädalase vahega on nagu ülihea, et siis inimesed ei unusta meid ehk ära ka. Ja pluss meil on ikkagi ka